Viljandi Kunstmuru staadion, aprilli keskpaik, suurepärane ilm, tulemus täna Nõmme Kalju tuleviku vastu siin meie kodustaadionil mitte nii suurepärane, 0-6 jäi selleks mängu lõppseisuks. Oli oodata rasket mängu, oli oodata väga rasket mängu, täpselt nii raske nagu arvati, see mäng ka tuli. Kalju tuli siia tugevama õigusega ja lahkus sellega, mis neile kuulus. Mängust kui sellisest, mängu kulgemisest ja parima valimiseni jõuame ka natukese aja pärast. Enne seda aga on meil täna stuudios väga eriline külaline, tõeliselt eriline külaline härra Stefan, kes on Saksamaalt. Kui te mäletate, siis 2,5 aastat tagasi septembris püüdsin selle härra kinni siin linnastaadionil Viljandi tuleviku ja Tartu Tammeka mängul ja rääkisin temaga juttu ja pakkusin talle pärast küüti. Stefan on mees, kes on oma elu pühendanud ümber maailma jalgpallistaadionit, ümber Euroopa jalgpallistaadionite külastamisele. Tema eluunistus on näha ära kogu Euroopa kõrgliigade meeskonnad nende koduväljakutel. Ja 2,5 aastat tagasi, kui me seal kohtusime linnastaadionil mängu järgselt, Viljandi tulevik oli tolles mängus Tammekat võitnud, siis Stefan oli teel Viljandist Riiga ja kui me autoga sõitsime, siis jutu kestel tuli välja, et Stefan ei olnud teadlik sellest, et FC Infonet mängib Tallinnas oma uuel staadionil, kus ta veel ei olnud käinud. Mees tegi käigu pealt oma plaanid ümber, sõitis Lätti ja pärast siis Eestisse tagasi selleks, et näha Infoneti nende uuel staadionil. Nüüd on Stefan jälle Eestis, küsime, mis ta siin teeb. Welcome back to Estonia, welcome back to Viljandi, Stefan. It's very nice to see you again here. What brings you here? Yes, well, I'm going to update all EU countries. I've been to all leagues in Europe, all those grounds. Okay. But last and this year's seasons, I'm going to update all the. And though in the Baltic countries you have small leagues, it's not that easy to complete all the grounds because nearly every club has a second winter pitch, and I'm very keen in being complete even in that. Okay. So last year I came early March when the season started, and that's as a hitchhiker who sleeps outside, and this was very hard, but I succeeded. Now I've come mid of April, which is nicer, and you still can get hold of the winter pitches. Okay. And as I'm here I've covered just the Tulevik one, and then tomorrow I'm for the Vaprus Pärnu one. Okay. And then on Tuesday I go for the Jonava ground in Lithuania. Okay. And then those 3 games I got on a cheap flight for €42 from Cologne to Riga 2 days ago, where I paid only 17 for myself and 25 for the baggage. So, but that's the price for being autonomous, living out of the baggage, sleeping rough. So I nicely arrived here yesterday, and I found a nice little garden house where I could sleep. Okay. In I will Viljandi. translate it for the viewers. Yeah. And then I've been here to see a very one-sided match, and but this is something that goes along with your lifestyle. I will translate it to the viewers. Stefan on siis Eestis tagasi üle 2,5 aasta. Käis ta möödunud esimest korda siin, kui oli märtsikuu liiga just alanud. Ja kuna Stefan reisib kas siis hääletades või odavlendudega ja mõlemat
siis märtsikuine Eesti pakkus talle tõsiseid väljakutseid. Seekord otsustas ta oma tuuri alustada pisut hiljem ja miks ta on jälle Eestis tagasi, selle põhjus on lihtne. Eesti klubid mängivad nii-öelda talveväljakul ja suveväljakul ehk siis kunstmurud ja naturaalmurud ja Stefan tahab hoida oma listi, oma staadionite listi võimalikult värskena ja sellel põhjusel on ta siis Eestis Baltikumis tagasi. Siit läheb ta vaatama Vaprust ja Kuressaaret ja jätkab oma reisi siis Leetu, et vaadata ära seal Junava mäng. Ütles tänase mängu kohta, et oli üsna ühepoolne mäng, sellest tuleb Stefaniga nõustuda ja nentis, et on see tema siis sellise elustiili paratamatu osa, et erinevatel staadionitel näeb väga eriilmelisi mänge. Täna siin Viljandis serveerisime talle siis sellise mängu. I see you still have your trusted friend, your big bag. Is it the same backpack that you had the last time? Yes, it is. It is. Yeah, I'm more than 7 months a year. I'm traveling like that, but once a month I'm home for 1 or 2 weeks, and so far I've spent the end of January I went to Morocco, spending 3 weeks in Morocco and covering games, not completing all the first division stadium teams even, but I did as what I could do, and I had a great time there. And coming home from Morocco after 3 weeks, I was only 1 week at home before I went to Turkey for the first 2 weeks of March, and then there was a game of Panama in Copenhagen. Panama, the newcomers for the World Cup, and I always want to have seen all World Cup nations. And Panama, I thought, okay, if they play in Copenhagen, I will make it. From Istanbul, after 2 weeks in Turkey, I will go on a bus to Sofia, watching the new team of Sofia in the top division September, and then taking a flight to Copenhagen from there. And so I made the new team in the Danish League Helsingør, combining it with then some days later Denmark-Panama. And in the library, in the internet, I found out in Denmark then that there was a match, Kosovo-Madagascar, just outside of Paris, and it was 2 days after the game in Copenhagen. And I said to myself, if I get there right in time, I would like to see the last European national side I hadn't seen yet, Kosovo, playing the exotic match. So you have a really busy schedule. And I could leave the Copenhagen area not after on a Friday early afternoon, and the game around Paris was Saturday evening. But I got there. I got the whole night. I got nice lifts through Germany, by Belgium, from Bremen to Belgium, and then I knew I would do it. It was very hard. It was some, but I got there right in time to see Kosovo, Madagascar just outside of Paris in Franconville. Nagu te kuulsite, see oli väga pikk ja väga põhjalik kokkuvõte sellest, mida Stefan on sellel aastal juba läbi elanud. Ma ei hakka seda juttu isegi üritama tõlkida, inglise keelt räägivad meist paljud ja loodetavasti saite Stefanist aru, aga saite nüüd aimu sellest, millega härra tegeleb, millise pompöösse ülesande on ta endale võtnud. Kosovo, Madagaskar ja kõikvõimalikud siis maailma meistrivõistluste finaalturniiri uustulijad, nagu Panama nimetas ta siin ära ja nii edasi. Nii et Stefanile ei ole muud soovida kui edu sellel ränkraskel ettevõtmisel ja visadust. Tema truukaaslane, suur seljakott, mis muide, nagu ta eelmisel aastal ütles, on täidetud peamiselt raamatutega selleks, et sellel, kuidas siis öelda, jalgpalli ristiretkel üle Euroopa, üle maailma vastu pidada. See seljakott on endiselt sama nagu 2,5 aastat tagasi Viljandis ja mees on endiselt sama. Stefan, thank you very much for coming. It was a real pleasure and a real surprise to see you here. And I will give you a lift in about 10 minutes. Thanks. Okay. Lauri, hello.
tule siia. Täna meil stuudiokülaliseks, kes siis aitab natukene, tule siia poole. Jah, okei. Lauri täna meil siis aitab seda, nagu Stefan juba ütles, üsna ühepoolset mängu kokku võtta. Mis ootustega tulid täna sellele mängule ja kas need ootused said täidetud või tuli pettuda ikkagi? Ütleme, et siuke halb eelvaindus oli nagu olemas, et Viljandist, kuidas ma siis ütlen, kui meil parim rivistus ei ole, siis on alati siuke kahtlane tunne ja kui mängivad veel täisprofessionaalid ja asjalikud amatöörid, et siis tulebki umbes siuke mäng, et... Ja täna oli 4 põhimeest rivistusest puudu, Juhkam, Mallik, Kähr ja Õuno. Just, et väike linn ja meil on väga raske ja niisuguse nagu tiitli pretendendi vastu mängida, kui meil ei ole parim rivistus ja tulemus oli näha. Sellises mängus on alati see, et kui määrav või väga oluline see, kui kaua suudetakse sellist vastast nulli peal hoida. Levadiaga läks õnneks peaaegu esimese poole ja lõpuni Kaljuga täna paraku mitte. No jah, nüüd ega meil siin väga midagi võtta ei olnud ja nii palju kui post suutis peaga puhtaks lüüa, nii palju kestis ja kui enam posti peale palli ei tulnud, siis sealt tuli ka ära, nii et Kalju surmavad standardid olid täna ikkagi. Ütleme nii, et jah, vist 21. minutil või midagi söökesse esimene sealt tuli ja 10 minutit hiljem kohe teine ja tundus, et sellega vist oli siis ka nagu rong läinud. Viljandi nüüd päris võitluselt alla ei andnud teisel poolajal, kui ütleme mängu alustati niimoodi, et Alex Roosalu oli kontrollivaks poolikuks toodud, kes langes vahepeal 5. keskkaitseks. Teisel poolajal tegi Kristel vangerdus, et Roosalu läkski keskkaitsesse ja võeti keskelt posti paariline Ilves ära, liigutati ette ja kohe hakkas juhtuma. Mul selles mõttes meeldis, et ei jääda nagu taha lihtsalt hoidma, et 3-0 olid juba poole aja taga, et mis sa enam hoiad, ja Ilves on siuke, ma ei oskagi öelda, tugevam kuju, kelle juurde palli teed ette pidama ja kohe tuli sealt ka nagu olukordiga, sai Itole kohe palli ette anda ja kohe tuli, et selles mõttes oli hea töö. Aleksi punane, läks ta tegema kaitsetööd, ei ole etteheite midagi, ei Aleksile ega kohtunikule? Pallile ta pihta ei saanud ja mängijale pihta ka ei saanud ja see oli siuke, ütleme, et on kergemate asjadest punaseid antud ja kerge oli ka see penalti suhteliselt täna siiski, olgem ausad. Ja oli küll, jah. Täpselt aru ei saanudki ausalt öelda, mingisugune ravistamine seal käis ja ühel hetkel läks Roosa pikali ja näidati penaltit ja oli kõige. Aga kohtunikule täna selles mõttes etteheita midagi ei ole, tabloo räägib enda eest, 0-6 on fakt ja seda kohtuniku asja kuidagi ajada ei saa. Ei ole jah, selles mõttes suurt midagi vahet ei ole. Aga oma meeskonna poolt olles nii-öelda tundub ikka, et kohtunik teeb liiga. Järgmine mäng järgmisel nädalavahetusel siin samas Floraga, see peaks olema kõigi eelduste kohaselt ja kõigi lootuste kohaselt viimane kunstmurumäng sel kevad-suvisel hooajal. Koolime murule tagasi. Flora tuleb siia. Kas sa tahad vaielda mulle vastu, kui ma ütlen, et praegune Flora on haavatavam kui tänane Kalju või Levadia? Tänane tulevik on ka ikka päris haavatav, et selles mõttes, et kumb siin rohkem haavatunud, ma ei oska öelda, ilmselt siis see keskmine tase on Floral nii palju kõvem, et 2 haavatud meeskonda mängivad ja Flora võidab. Selline on kindel prognoos. Kuidas siis öeldakse, et lootus sureb viimasena, et eks me tuleme ikka vaatama, kuidas läheb ja loodame parimat. Mängime mõttemängu, Juhkam ja Allik on tagasi, Kähr on tagasi, saame natukene seda asetust paika ja neid noori, kes on väga vapralt nüüd kandnud seda koormat siin puudujate äraolekul, tänagi Arret Hunt ja Sindi ja Seeder tegid kõik, mis nad suutsid, mitte midagi noortele meestele ette ei ole, aga kui mõttemänguna nüüd Flora mängust lahutada noored maha ja panna 2 kogenud meest tasemele. Põhikaitsjad tagasi nagu. Just, mida sa Flora mängus sellisel puhul nagu näha tahaksid enne kõik? Tahtmist ja sellist võitlust, et mis siis, et Flora, selles mõttes, et mäng hakkab ikka nullist ja ega kes tahab, see saab, nagu öeldakse. Flora eelmisel hooajal meile koduväljakul kordagi üle 2 ei löönud. Ilmselt Flora vastu siis taheti ja meil olid siis Heron ja Vlas, et oleks vaja ühte käiku veel juurde, aga hooaeg on pikk ees, et küll ta tuleb. Käigud on meestes ka olemasolevates tegelikult olemas. Jaa, paneme mehed mängima. Sul on nüüd ülesanne valida mängu parim, see on esimese mängude ringi Rademari mängu parima valimise
viimane, sellepärast et Paide mäng, ma seletan ka vaatajatele ära, Paide mäng, mis pidi olema esimeses voorus ja mis lükati edasi, see toimub nüüd suvel ja otsustasime klubis, et me anname esimese mänguringi parima auhinna peale 8 mängu välja ja suvises ehk siis järgmises mänguringis on 10 mängu, kus siis mängijad saavad igas mängus pretendeerida Rademari auhinnale, milleks on ringi parima auhind 150-eurone kinkekaart Rademarilt, kes täna sellesse nimekirja, kus on ees 3 korda Tauno Mõttus, 2 korda Kalramut Nõmm, Jana Rõunap ja Illimar Loigo, kes sellesse nimekirja täna lisandub. No see on jälle siuke mäng, et 0-6 ja värapaht nagu ei pidanud ka midagi hullu panema väravas ja et keegi nagu väga silma paistnud, aga ma tõstaks siiski esile peale poolaega, kui Ilves toodi ette, et siis hakkasid pallid ette pidama jääma ja siis hakkas meil ka rünnakul nagu midagi toimuma. Esimesed raamilöögid. Just, et raamilöögid ja Saito sai ette palle ja sai löögile ja tänu Ilvesele see kõik seal eest toimuma hakkas, et ma paneks Ilvese. Indrek, sul on hääl kirjas. Esimese ringi saame nüüd siin kokku võtta, paraku see üks hääl jääb täpselt sinna joone alla, nii et esimese mängude ringi parim 3 fänni häälega 3 mängust Tauno Mõttus. Esimene 150-eurone kinkekaart Rademarilt on sinu. Palju õnne! Teised tulevikupoisid tõenäoliselt riietusruumis praegu vaatate seda. Aitäh teile tugeva mängu eest ja juba järgmisel nädalavahetusel algab järgmine ring. Algavad uued võitlused ja algab ka uus võitlus ringi parimale ja uuele kinkekaardile. Aitäh sulle, Lauri! Järgmisel laupäeval, nagu Lauri ütles, tuleme ikka vaatama, mis siis, et Flora. Kohtume ja näeme ka fännistuudios juba järgmisel laupäeval.